Me oleme Motomelu saadet tehes võtnud ikka sihiks selle, et eeskätt harida televaatajaid, näidata midagi uut ja põnevat ja teisalt tahaks ju ka ise natukene targemaks saada ja oma silmaringi avardada. Ja oma lugudega oleme me sattunud päris mitmel korral Tartusse STEC Estonia juurde, et rääkida autode toonkiledest. Minu isiklikul autol on nüüd juba küljeklaasid, kenasti kuumustõrjekilega kaetud, aga üks väga oluline koht on tegemata. Esiklaas. Ja nüüd me parandame ka selle vea ära. Kui tavaliselt kiletatakse igasuguseid toonkilesid, pannakse autole sisse, siis kaitsekile eesmärk ongi kaitsta tuuleklaasi väljaspoolt kivilöökide eest. Ja seda me siis täna ka teeme. Meil on olemas täitsa tavalisi kaitsekilesid ja nüüd on siis väljas ka Dynatop Cool, mis kaitseb siis ka otseselt päiksesoojuse sissetulekut salongi. Kile on PPF baasil, mis on ise paranev ja see laseb siis kilel taastuda. Kui tekivad kojamehste kriimud ja asjad, et muidugi jah, meie talv ei ole just kõige parem ei kuskil mingis mõttes, aga see kile ikkagi selline paar aastat kestab ikka. See trend ei ole veel Eestisse jõudnud, aga näiteks Ameerika Ühendriikidesse esiklaase kiletatakse ikkagi juba päris regulaarselt. Jaa, seal on päris palju ja muidugi oleneb ka automarkides, et osadel autodel on hästi sirged tuuleklaasid, et seal iga väike kivi, mis tuleb, teeb kohe nagu mõra sisse. Ja sellepärast ka need on need uuemad luksuslikumad siibid ja seal pannakse seda asja ikkagi rohkem peale. Aga see on jällegi, mõni tahab võib-olla klaasi vahetada, eks ta siis vahetab, aga kes ei taha vahetada, see paneb siis kile peale. Nüüd on mul umbes nädalakene see kile esiklaasi peal olnud ja ütlen ausalt, et ainukene asi, mida ma kahetsen, on see, et ma seda varem peale ei lasknud panna. Ta ei moonuta absoluutselt mitte midagi. Kui me räägime aga kuumatõrjest, siis ilma naljata, see ei ole müügijutt. Ma ajan korraks auto tänu kliimale külmaks ja pärast seda ma võtan ta maha, sellepärast, et mul lihtsalt ei ole seda vaja. Ma arvan, et natuke näitab kütuse kulule kaasa, teisalt aga tervisel on see päris hea. Kui keegi ka tahab endale samasugust asja või lausa vajab seda, mida teha? Üks võimalus on minna STEC kodulehekülje peale, täita seal sooviavaldus. See vorm läheb igale poole üle Eesti laiali. Tallinn, Rakvere, Viljandi, Tartu ja ka Pärnus on tegijad kõik olemas.